uisu puhul on asi kõvasti lihtsam. Klassika on alati olnud raskem läbi aegade, selle määrimine ja nii edasi. Uisu puhul tuleb endale samamoodi see pikkus selgeks teha, aga uisu puhul sõidetakse maailmas samamoodi üldjuhul 192 cm, 192 cm suusaga, siis lühemad on nad klassikast kõvasti. Ja 187 meeste puhul. Ja naistel on suusad 182, mõni üksik nagu kasutab 187, kes on siis pikem. No 175 naisi on küllaltki vähe ikkagi suusamaailmas. Ja valik, siin räägitakse, on külmailma suusad ja on siis sulailma suusad uisu puhul. Uisu puhul oleks ainuke asi, et ikkagi ka kehakaalu, palju sa kaalud, selle järgi küsida ja poes inimesed juba siis sinu kehakaalu järgi annavad sulle parajad suusad. Ja uisus on ka muidugi on nagu jäigemad suusad, on hästi pehmed suusad olemas. Et harrastajale ja sellise siin estolopetit sõitjale piisaks ilusti ühest paarist, aga järjekordselt on hea, kui on 2 paari, siis nagu klassika puhulgi on hästi selline sulailmasuusk, veesuusk siis ja hästi nagu miinussuusk. Aga samamoodi võib ühe paariga hakkama saada ja selleks võiks sellise nagu klassika puhulgi kuldse keste võtta, et mitte väga jäika võtta ja uisusuusal on veel see, et kui on pehme rada, et kliistri puhul oli, et kui on nagu vesi, siis on jäigem suusk ja on külmim, siis on pehme suusk, siis uisu puhul sellist asja ei ole. Uisu puhul vaadata on põhiline rada vaadata. Kui keegi viitsib ja kui üldse teab keegi, milline see rada seal võistlusel on või treeningul, siis kui on pehme rada on pehme, ta ei ole kõvaks tambitud, mingil põhjusel on palju uut lund tulnud või lihtsalt on suhkur või siis oleks nagu pehmemat uisusuuska vaja. Ja kui on selline jäine, siis võiks ka seal selle pehmega sõita, aga siis on probleem, et ta natukene nagu talle saba sul all, et juhita, ta nagu teda fikseerida on raskem, aga kui sul tasakaal on hea, ei ole probleemi. Ja siis jäigem suusaga oleks seal jää peal, kõva raja peal, lihtsam sõita, ta nagu fikseerib selle olukorra ära, nagu ta maha paned, nii ta on. Et sellised erinevused.